pärast Elvist rääkima hakates kõigepealt selline tunne, et kas mul on midagi veel lisada, aga tegelikult äkki natukene siiski on. Kindlasti ma mingisuguseid asju veidi kordan, aga kui ma arutasin selle foorumi korraldajatega, et mis selle ettekande teema siin väiksel laval võiks olla, siis kuna me tunnetame seda, et praegu Standard Books on võib-olla liiga palju raamatupidamise poole kaldu ja me tõmbame nina kirtsu, kui keegi ütleb, et Standard Books on raamatupidamistarkvara, et on tegelikult ikkagi majandustarkvara, siis meie ligipääs juhtidele on olnud siiamaani piiratud, et natukene nende samadel põhjustel, mida ma ennem ka suurel laval ütlesin, et Standard Books on natukene keeruline ja juhtidel ei ole võib-olla aega, et seda endale liiga hästi selgeks teha. Aga ma olen majandustarkvara vallas töötanud juba üle 20 aasta, endalegi natuke uskumatu. Ja mida ma olen tähele pannud on see, et juhid on väga erinevad inimesed. Ja võtsin endale sellise voli jagada need juhid siis erinevateks liikideks. Et on ettevõtete juhid või siis tippjuhid, siis on allüksuste juhid, on nad siis osakonna juhid ja siis eraldi toon välja sellise kontingendi nagu raamatupidamisbüroo kliendid. Ja nende juhtidega on tihtilugu on see lugu, et nad ise ka unustavad vahel ära selle, et nad juhid on. Ja siis eraldi veel, et mis kasu sellest kõigest on raamatupidajatele. Ja alustame siis ettevõtte juhtidest, et kõigepealt kõige suurem kasu ettevõtte juhtidele on see, et neil on ligipääs ettevõtte põhiandmetele. Et nad saavad põhimõtteliselt portaali avades kohe ülevaate sellest, et kuidas ettevõttel läheb. Et tagantpoolt kindlasti väga hästi näha ei ole, aga põhimõtteliselt siis selle ülemisel real on kõigepealt näha kõik tasumata arved, ehk siis müügireskonto number, kui palju nendest on üle tähtaja, kui palju meile on tehtud ettemakse ja siis lisaks müügile ka selline finantsinfo, kui palju meil on lühiajalisi kohustusi, millest iganes nad siis koosneda võivad, kui palju meil on raha kassas ja pangakontodel, kui palju meil on praeguseks siis näiteks käibemaksu võlgnevused, kui palju meil on maksmata käibemaksu. Seal allpool on näha sama info sisuliselt poole pealt, et kui palju meie oleme enda tarnijatele võlgu, kui palju sellest on üle tähtaja, kui palju me oleme tarnijatele teinud ettemakse ja arvestuslikult on toodud siis välja praeguse või jooksva kuu käibemaksu saldo nii-öelda ja veel eelmise perioodi või eelmise kuu tööjõukulutused. Ja siis lisaks nende graafikute peal on näha müügiinfo, müügitulud võrrelduna eelmise aasta sama perioodiga. Ehk siis jah, et on see müügitulu pool ja samamoodi on siis all on ostude pool võrrelduna eelmiste perioodidega. Ja kokku seal alumise graafiku peal, kus need ilusad jooned jooksevad, on siis toodud välja tulu ja kulu ja siis on suhteliselt lihtsalt visuaalselt on võimalik näha seda, et kui meie see punane jutt tõuseb ülespoole rohelisest jutist, et siis võib midagi olla vaja ette võtta. Nüüd teise poolena, mida Elvis ka põgusalt puudutas, on lihtne ärianalüütika. Ehk see sama BI, mis meil on Standard Booksis sees ja mis tegelikult võimaldab teha üsna detailset sellist analüüsi kõikide müügitehingute kohta. Seal suurte numbritena on näha siis praeguse perioodi käive, saab klõpsida all viimased 6 kuud läbi, siis milline on siis kasumi marginaal nii protsentides kui siis lõppsummana.
Ja siis selliseid natukene huvitavamaid näitajaid, mida võib-olla igapäevaselt ei kasutata, aga mis siiski nagu on olulised, on see, et milline on meie keskmine arvesumma ja näiteks kui palju on meil perioodis unikaalseid oste või ostjaid. Eraldi saab näiteks tuua välja ka selle, et kui palju on siis uusi kliente tulnud. Ja allpool on siis võimalik detailidesse minna kas siis müügimehe kaupa, kellel on mingis perioodis võrrelduna eelmise perioodiga müügikäive kasvanud, milliste artiklite arvelt see on kasvanud. Ehk siis et saab teha analüüsi müügimeeste kohta ja samamoodi tegelikult siis saab võtta välja analüüsi klientide, kliendigruppide, artiklite, artiklirühmade kohta ja siis üks oluline eelis sellel BI poolel on see, et me saame hästi lihtsalt võrrelda seda eelmiste perioodidega ja valida neid perioode, mis meid konkreetselt huvitavad. Siis aruanded. Jälle juba mitu korda räägitud, ma võib-olla siin pikemalt siis sellele ei peatu, et on meil need põhiaruanded olemas, bilanss, ost-müük, kasumiaruanne, mida ettevõtte juhtidele igapäevaselt võiks vaja olla ja mida nad sellisel juhul siis ei pea enam raamatupidaja käest küsima. Ja kui me AI-ga jõuame sinnamaale, et küsida võib kõike, siis tegelikult on see võimalus ka juhtidel olemas, et nad võivad küsida kõike. Iseasi, kas nad vastuseid ka saavad. Edasi, hästi suur muutus, mis Standard Booksi või Standard ERP-i kasutajatele portaali kasutamisele võtuga tuleb, on see, et nad saavad hästi lihtsa ligipääsu kinnitusringile. Et kinnitusringidega saab teha hästi palju erinevaid reegleid, et näiteks, et mingisugune summani, mis iganes on siis 100 eurot või 200 eurot, on ostuarved kinnitatavad raamatupidaja poolt, need ei pea kinnitusringi läbima. Mingist summast alates on need võib-olla vajalik kinnitada mingi allüksuse juhi poolt ja mingist summast ülespoole siis lisaks allüksuse juhile ka juba siis ettevõtte tippjuhi poolt. Ja sarnaselt kinnitusringile on võimalik siis ka erinevaid dokumente digitaalselt allkirjastada. Nägin ennem siin istumus ka meie head partnerid Docobitist, kellega koos me seda lahendust klientidele pakume. Ja miks me seda dokumentide allkirjastamist tahaksin siin eraldi välja tuua, on see, et dokumente saab allkirjastada ka Digidoci tarkvaraga. Mis on hästi lihtne siis, kui ma tahan näiteks tiimaga mingisugust dokumenti kahekesi allkirjastada, ei ole üldse probleemi, allkirjastan ära, saadan selle tiimale, tiima saadab enda allkirjaga tagasi ja on see protsess tehtud. Nüüd, kui me lisame sinna juurde kolmanda inimese, siis me peame leppima kokku järjekorra, et kuidas neid allkirjastamise protsesse juhtida. Kolme puhul on veel suhteliselt lihtne, aga kui neid allkirjastajaid on rohkem, siis tegelikult muutub see mingil hetkel üsna selliseks käsitletamatuks. Kasutades nüüd allkirjastamist või initsieerides selle allkirjastamise Excelendi portaalist, jõuame me selleni, et kõikidele vajalikele inimestele saadetakse teade selle kohta, et dokument ootab allkirjastamist. Kõik saavad sisse logida enda kasutajaga ja selle dokumendi allkirjastada. Nüüd, kui viimane inimene, kelle allkirja oodatakse, on selle dokumendi allkirjastanud, siis jõuab see dokument tagasi Standard Booksi juba allkirjastatud kujul, et selles konteineris on kõik allkirjad juba olemas. Et me ei pea nagu hakkama vaeva nägema sellega, et need allkirjad ükshaaval kuskilt kokku korjata. Ja viimasena tõin ettevõtte juhtidele välja selle, et on selge töövoog, et kui ma tean seda, et mul on mingisugused asjad, mis minu kinnitamist pidevalt nõuavad, siis on nad selles Elvise poolt mainitud Kanban vaates kenasti näha, et mul on seal vasakul pool on tegemata tegevused, mis nõuavad minu tähelepanu, siis töös veerus on need, mis on minu poolt tehtud, aga kellegi teise tähelepanu on veel saamata, et kellegi teise poolt on näiteks dokument kinnitamata või allkirjastamata. Ja viimases on siis tehtud tegevused, ehk siis need viimased minu poolt antud kinnitused
või allkirjad ja saab siis teha üsna lihtsalt ka seal üleval filtreerimise poolt, et millised on ainult minu ülesanded, millised on mu kinnitamise ülesanded, kui ma kasutan ka mingeid muid tegevusi portaali poolel. Ja see loob sellise selge ülevaate sellest, mida on vaja. Nüüd liikudes edasi allüksuste juhtide poole, siis tegelikult kehtivad kõik need eelpool mainitud eelised, mis ettevõtte tippjuhtidelgi. Ühe eelisena on see, et allüksuste juhid või siis ka personalijuhid saavad ülevaate töötajatest, et ma näen nende inimeste puhkuse graafikuid, kes minu jaoks töötavad või minu üksuses töötavad. Ma saan koostada neile töögraafikuid, millest Elvis siin juba rääkis. Ja töögraafikute koostamise puhul on siis tõesti see algne töögraafik lõpuks on sisendiks ka palgaarvestusel, et me sisestame selle graafiku ära, teeme seal perioodi lõpus võib-olla muudatusi, kui mingeid haigusi, muid puudumisi on vahele tulnud ja koostame sellest siis tööajatabeli. Ja edasi kas personali või personalijuht või raamatupidaja saab siis sellest koostada ka kohe otse palgaarvestuse kaardid. Samamoodi siis dokumentide kinnitamine, millest juba rääkisin. Ja nüüd me jõuame raamatupidamisbüroo klientideni ja kui ma ütlen raamatupidamisbüroo kliendid, siis neid on ka väga erinevaid, eks ole, et osad on sellised suhteliselt suured ettevõtted, kes lihtsalt optimeerimiseks kasutavad või muul põhjusel kasutavad raamatupidamisbürood, neil ei ole enda raamatupidajat vaja. Aga hästi palju on ka selliseid ühemehe firmasid, kus seesama ettevõtte juht on samal hetkel nii juht kui omanik kui ka siis võib-olla ainus töötaja. Ja nende jaoks on hästi suur eelis on see, et ma tegelikult saan neid andmeid hakata portaalist otse enda majandustarkvarasse sisestama. Hästi palju, mida me oleme näinud enda töös on see, et neid arveid tehakse näiteks Excelis ja saadetakse perioodi lõpus raamatupidajale, kes peab neid siis sisse hakkama toksima. Ja kui ta on müügiarvetega on ühele poole saanud, siis saab ta kilekotiga kuskilt ostuarved. Et sellest töövoost on võimalik tegelikult portaali abil üsna lihtsalt lahti saada, et saab arveid sisestada otse portaalis niimoodi, et nad jõuavad samal hetkel buksi. Kui need kinnitatakse või arve kinnitatakse ära, saadetakse see automaatselt ka kohe e-arvena tööle, kui teine pool on e-arve vastuvõtja või siis saab selle saata sealt portaalist ka e-maili peale, lihtsalt klõpsates nuppu, saada e-mail ja võib selle arve selle koha peale ära unustada. Ja kui ma selle arve siis natukene liiga pikalt ära unustan, siis ma näen selles arvete ülevaates endal ilusasti värvilisena seda, et millised arved on tasutud, millised arved on klientide poolt maksmata. Ja nagu ma ka suurel laval lubasin, et see pool kindlasti on portaalis selline intuitiivne, et kui me ütleme või kui raamatupidamisbüroo ütleb enda kliendile, et sa saad ühe e-maili, registreeri ennast ära ja hakka seda kasutama, siis tegelikult selle jaoks mingisugust eriväljaõpet vaja ei ole. Et peaksid kõik inimesed, kes arvutitega varem natukenegi on kokku puutunud, sellega hakkama saama. Ja kui me nüüd lisame sinna teiselt poolt selle, et see raamatupidamisbüroo klienti võiks ise võtta vastu ka e-arveid, näeb ta neid endale saabunud ostuarveid ka siis ostuarvete poole peal juba kenasti. Ja jääb jälle see raamatupidaja poolt käsitöö tegemine vähemaks. Ja üks suur asi, mis on see, et portaali kaudu tekib selline selge suhtluskanal, et me ei pea hakkama või raamatupidamisbüroo ei pea enda klientidega hakkama kokku leppima seda, et kuidas nüüd neid arveid tehakse, kuidas neid saadetakse, kuna need peavad olema sisestatud
ja nii edasi, et tekib selline selge töövoog, kuidas midagi tehakse. Ja siis on raamatupidajad. Mida raamatupidajad portaali kasutuselevõtust võidavad? Selle teise poolena, et kui meil on üks tööriist ja 2 kasu, ongi see, et raamatupidajate töö muutub efektiivsemaks. Et nagu siin eelkõnelejad, nii Katri kui Elvis ka on öelnud, on see, et jäävad ära väga paljud küsimused, mis muidu hakiksid seda igapäevatööd. Ja inimestel on lihtne ligipääs ennast huvitavatele andmetele. Et jälle, et kindlasti me ei pea portaali raamatupidaja nagu põhitöövahendiks, aga kui raamatupidajad tahavad seda kasutada ja leiavad, et näiteks ostuarve käsitsi sisestamine on oluliselt mugavam portaalist kui Standard Booksist, siis see võimalus on olemas. Aitäh! Aitäh, Sven! Portal on tõesti väga äge töökeskkond, et sellele on nii palju lihtsam ligi saada nagu kõikidel teistel, et ainult ei pea olema raamatupidaja või ettevõtte juht. Aitäh, mulle endale ka meeldib väga. Kas sa ise käid ka seal? On tulnud ette. Väga äge. Nii, kõige esimene küsimus siit on, et kas portalis saab ka kasumiaruannet vaadata objektide lõikes? Kui nüüd peetakse silmas seda kasumiaruannet, mis on jaotatud objektideks, siis täna ei saa. Aga ma arvan, et ülehomme saab juba, et me ei ole selles mõttes piiratud sellega, milliseid aruandeid sealt võtta saab. Et see küsimus on lihtsalt selles, et kui kiiresti me saame selle selliseks mugavaks teha. Et mida me tahaks vältida on see, et meil tekiksid sinna portaali määramise aknad 40 erineva võimalusega. Et ta peaks olema selline lihtne ja arusaadav. Ja tuues uuesti sisse selle AI, siis AI võiks aidata tegelikult neid aruandeid saada täpselt sellisel kujul, nagu kasutaja siis ootab. Okay. Ma küsisin küll Elviselt sama küsimuse, aga kui sina saaks AI-ga mingisuguse ägeda huvitava aruande sealt välja võtta, mis see oleks? Mingi aruanne, mida täna väga ei eksisteeri veel? Millised on minu finantsnäitajad 3 aasta pärast? Et see oleks väga huvitav. Väga äge. Aga kas ka võtmenäitajaid saab objektide kaupa vaadata? Selle võtmenäitajatega on niimoodi, et me algselt üritame mõelda nagu siis välja selle, et millised on need põhinäitajad, mida mingisugusel ettevõttel vaja oleks. Need näitajad võivad olla väga erinevatel ettevõtetel ja tegelikult on siis Standard Booksi poole pealt on võimalik muuta seda, et mida ta konkreetselt näitab. Siis jah, sinna on võimalik neid erinevaid parameetreid lisada, et kas ma tahan saada sinna müüki mingisuguse konkreetse inimese kohta või mingisuguse objekti kohta, siis jah. Väga äge. Sa näitasid ka natukene seda väiksemat ärianalüütikat, aga meil on ka see suurem toode, mis on Standard BI, et mis see nende vahe seal on või millal peaks valima ühte või teist? Sa mõtled nüüd Flex BI-d või? Flex BI, vabandust. Tegelikult on see, et see toode või see sisu on üsna täpselt sama. Mis seal nagu vahet on või millele tasub tähelepanu pöörata, on see, et on üks asi, mis meil on sinna Standard Booksi vaikimisi sisse keeratud. Et nagu te aktiveerite, siis te saate need müügitabelid endale ette. Et mida saab Flexist veel teha, on see, et seal saab aktiveerida näiteks finantsanalüütika poole, mis on täiendav tulu siis nii-öelda. Või siis ka on seal erinevad kuubikud ladude, ostude haldamiseks, et seda kõike saab teha ja kui see pool on aktiveeritud, siis tegelikult kõike seda on võimalik ka portaalist otse tarbida. Et see algne vaade, kust ma sinna sisse lähen, on siis ikkagi täpselt see sama. Okay. Rääkides just aktiveerimisest või seadistamist, kui keeruline on portalit seadistada või mis on need esimesed sammud, mida
ettevõte peaks ette võtma selleks, et portali endal kasutusele võtta? See on siuke, et tahaks öelda, et see on üks nupuliigutus, ja tehniliselt ta ongi üks nupuliigutus. Me võtame selle e-teenuste seadistused lahti ja vajutame, et aktiveeri portaal. Millele peab tähelepanu pöörama on see, et kes kasutajatest siis millele ligi saab. Et kui tegu on näiteks allüksuse juhiga, siis võib-olla talle ei ole kõige mõistlikum näidata kogu ettevõtte, ma ei tea, kas või kasumi aruannet, et ta peaks nägema just neid asju, mida tal on vaja. Ehk siis, et see kasutajaõiguste seadistamine võib olla natukene selline aega nõudvam, aga me oleme ka sinna teinud selle aktiveerimise nupu vajutamise taha selle, et me teeme sellised vaikimisi kasutajaõigused juba valmis, et kes on portali admin, kes on portali lihtsalt kasutaja, kes on siis ütleme töötaja vaade ainult. Et ma tahaks öelda, et see ei ole liiga keeruline. Väga äge. Ja kindlasti me oleme nõus olema abiks sellel teekonnal. Ja absoluutselt. Dokumentide allkirjastamine, teadupärast on allkirjade väljanöökimine inimestelt alati üks korralik ettevõtmine. Et kuidas me teavitame kedagi, et me tema allkirja ootame ja kui ta allkirja ei ole veel andnud, siis kas me saadame mingisuguse järelpäringu, käime jutumärkides pinda? Ja, et sisuliselt see protsess käib samamoodi nagu dokumentide kinnitamise puhul, et me vajutame sellel konkreetsel kaardil, kust me allkirjastamist siis alustame, vajutame nuppu, et küsi allkirja ja saadetakse see teavitus ja on võimalik siis seadistada seda, et millistel päevadel saadetakse neid meeldetuletusi siis veel. Et seal on, kui ma õigesti mäletan, siis on komaga eraldatult on võimalik neid erinevaid päevade arvu sinna panna, et millal saadetakse siis uus teade. Ja teade võib olla siis kas tavaliselt e-maili peale või siis ka SMS-iga näiteks. Väga äge. Minul said sulle küsimused otsa. Ma arvan, et päeva jooksul me kuuleme siit portalist veel natukene nii mõndagi, et... Ja. Aitäh sulle, Sven!